üks nendest lahendustest, miks minu arvates on siis Eesti digitaliseeritus päriselt kasulik siis demokraatiale ja sellele, et me saame ennast vabalt tunda, on see, et minu arvates on see väga paljuski kaasa aidanud korruptsiooni vähendamisele. Et miks on puhtalt selle tõttu, et meie oleme üles kasvanud sellisel viisil ja tulnud välja sellisest nõukogude režiimist, kus me pidime seisma järjekorras ja siis justkui ära ostma mingisuguse inimese, et tema nagu hoiaks meile tüki leiba või midagi sihukest või et kui tahta mingisugust dokumenti kuskile sisse anda, siis sa pidid naeratama ametnikule ja siis selle nii-öelda naeratuse või mitte naeratuse pealt siis ametnik otsustas, kas ta pani sinu taotluse siis ülevale poole või allapoole selles nimekirjas. Et see, et me oleme ühiskonnana läinud üle väga konkreetselt digitaliseeritud lahendustele, on vähendanud seda vajadust kas siis lipitseda või siis reaalselt justkui teha nagu mingisugust head meelt või viia mingisugune pudel või midagi sihukest sellele ametnikule, et ta ikkagi paneks sinu avalduse kuskile sinna nii-öelda ülesse poole. Nii et selle tõttu minu arvates on see Eesti digitaliseeritus üleüldiselt heaks eeskujuks ükskõik millisele riigile, ükskõik millisele ühiskonnale, kus on vaja väga palju riigiga suhelda ja selle riigiga suhtlemise puhul on siin interpersonaalsed suhted, isegi kui nad on ebameeldivad suhted, on tihtipeale vajalik ära filtreerida. Inglise keeles on see media literacy, eks ju, et siis eesti keeles on sellel väga palju erinevaid vasteid. Aga eelkõige see, kuidas me oleme vastupanuvõimelised ja kuidas me saame ise hakkama meedia tarbimisega ja kuidas me õpime sealt siis lugema välja õigeid asju. Et väga pikalt on siis pööratud tähelepanu meediahariduses ja meediaõpetuses sellele, et sina kui meediatarbija peaksid ise olema suutlik siis kontrollida fakte. Eks ju, et vaata, et sa ei lange õnge, et kontrolli ikka faktid üle. Vaata, et sa nii-öelda ei usuks vale uudiseid. Ja see annab justkui sellise kohustuse sellele lõpptarbijale, et kes tihtipeale ei tea, kuidas ta neid asju üle peaks nagu kontrollima hakkama. Mis tema siis teeb, mida ajakirjanik justkui ei suutnud teha. Et tegelikult me oleme ikkagi jõudnud selle info ülekülluses ühiskonnas nii kaugele, et meie kõige suurem ülesanne nii-öelda õppijate ja noorte ja tegelikult mitte ka noorte, vaid nagu selles infoühiskonnas orienteeruvate inimeste ehk siis kõigi puhul on nii-öelda võimestamine selles võtmes, et sa pead õpetama inimesi, kuidas nagu olla empaatilised nii-öelda meedia ja sõnumite suhtes. Ma toon näite. Et kui näiteks tuleb mingisugune info selle kohta, et naistel on madalam töötasu võrreldes meestega, siis see info või see infokild, seda saab erinevat viisi esitada, aga see mõjutabki erinevaid inimesi erineval moel. Ja siis sina peaksid aru saama, et miks see infokild praegu mõjutab sinu ema ühtemoodi, sinu sõpru teistmoodi, sinu onu kolmandat moodi ja siis teisel pool maakera mingisuguseid teisi tegelasi hoopis neljandat moodi. Seega me peaksime õpetama sellist nii-öelda pigem just nimelt sellist viisi, et kuidas meid mõjutavad erinevad sisud, mitte meedia ise, vaid et miks me peame olema empaatilised nendega, keda me siin nagu, kelle kohta me loeme. Miks me peaksime olema empaatilised ja aru saama, et miks info Palestiina sõja kohta mõjutab ühte inimest ühtemoodi ja teist inimest teistmoodi. Mis on tema taust või kuidas ma saaksin nii-öelda tema taustast aru. Me ei pea temaga olema sõbrad või me ei pea olema temaga nagu, me ei pea sümpatiseerima, et näed, inimene on nagu halb inimene ja ma pean justkui olema temaga nagu ühel samal nõul. Ei, aga ma võiksin aru saada, et mis on see, mis on tema vihale ajanud seal meedias. Me oleme sotsiaalmeediast sõltuvuses ühiskonnana juba praegu, täielikult sõltuvuses ja et inimesed saavad sõnumeid sotsiaalmeediast tohutul hulgal, vanemad inimesed, nooremad inimesed ja nii edasi. Igaüks tõlgendab seda meediat omaenda filtri läbi
ja see, kuidas me võiksime ka järgmist põlvkonda innustada ja võimestada, on läbi selle, et me saaksime nagu neile õpetada, et miks sellel inimesel on niisugune filter, mis on tema taust ja miks need sõnumid võivad sinule mõjuda ühtemoodi ja temale teistmoodi. See ei ole meediaspetsiifiline, see on inimeste spetsiifiline. Rumalaid inimesi on ühiskonnas olnud kogu aeg. Mõnel ajal nad saavad rohkem tähelepanu, mõnel ajal nad saavad vähem tähelepanu. See, et nagu meie ühiskonnana ja nagu just nimelt see põlvkond, kes on sotsiaalmeedia küüsis nii-öelda või kütkes. Et nemad sellest nagu saaksid aru, et näete, sotsiaalmeedia reeglid näevad ette, et mida kõvemini sa karjud, seda rohkem tähelepanu sa saad. Ja sa peakski enam-vähem nagu enda jaoks ka aru saama, et kuule, et näed, siin on nagu üks väga kange karjuja siin sotsiaalmeedia kontol enam-vähem. Tahaks aru saada, miks tal seda nagu tähelepanu rohkem vaja on. Mis see tema eesmärk on? On see tema eesmärk raha? On tal vaja nagu olla aktivist oma teemade osas? Et see on see, mida me peaksime rohkem õpetama nendele noortele. Psühholoogiline aspekt, emotsionaalne ja natukene empaatiline, mis võimestab siis neid samu noori inimesi ise osalema natukene julgemalt ja natukene arusaavamalt, et nad ei pelgaks igat nii-öelda infokildu, mis tuleb sotsiaalmeediast enda poolt, sest nad ei kontrollinud üle, kust kohast see asi tuli. Et see ei ole tegelikult nende süü seda üle kontrollida, vaid nad peaks lihtsalt aru saama, et mida see nende jaoks võib tähendada. Me saame aidata omaenda noortel inimestel mõista, miks võiks üks seltskond hakata kedagi süüdistama või tootma mingisuguseid väiteid tema kohta. Me saame aidata oma noortel orienteeruda selles meediamüras läbi just nimelt sellise nagu iseenese võimestamise, et ma ei pea uskuma kõiki asju, ma võin otsustada uskuda neid asju ja ma võin ja ma peaksin olema huvitatud, et miks kõik teised usuvad seda asja. Või vastupidi, et miks täiskasvanud justkui ei usu, aga noored justkui usuvad. Et kus kohas siin see nagu loogika on. Tõsta natukene seda nagu metatasandile sellisel viisil, et õppijad nagu oskaksid seda selles sõnumite ja emotsioonide virvarris orienteeruda sellisel viisil, et nad ei pea olema nagu tehnoloogia põhised, eks ju, et sotsiaalmeedias asju ma ei usu ja traditsioonilises meedias asju ma usun. Et see ei ole tegelikult ju tänapäeval ka nagu tehnoloogia põhine erinevus, vaid et sotsiaalmeedias on täpselt sama palju modereeritud meediat. On olemas mingisugused ju suurte rahadega YouTube'i kanalid, on olemas YouTube'i influencerid, kes tahavad nende raha teha sellega, et nad teevad väga skandaalseid asju. Mis on nende eesmärk? Ja kui me suudaksime nagu oma järgmisele põlvkonnale, just nimelt sellele sotsiaalmeediast sõltuvale põlvkonnale anda märku, et kõikidel asjadel on taga eesmärgid, mured, on taga riiklikud ja võib-olla ka grupipõhised erinevused, siis see kõik mõjutab nende niisugust pikemat perioodi kahtlemata. Veel keerulisem on anda ülesanne sellele samale noorele, et kontrolli fakte või ära usu kõiki asju ja siis tema peab justkui, see vastutus kukub temale. Hulk sellest vastutusest peaks olema tegelikult hoopiski meediatootjate või meediavahendajate, nendel, kellel on suured auditooriumid, et ka nemad oskaksid empaatiliselt aru saada, mida nende jagatud või nende toodetud mingisugused sõnumid oma auditooriumitele teevad ja et miks võib-olla keegi võtab neid rohkem tõsiselt või vähem tõsiselt. Et see on nii meedia tootmise kui meedia tarbimise puhul on see täpselt samasugused küsimused, et see oleks ka nagu niisugune psühholoogiline viis aru saada, et miks keegi midagi teeb.